kell on nüüd 5:05. Ma ei jõua ära oodata, et Werner üles ärkaks, siis ma saaks vorstide käest. Eile suure kurbusega pidin talle ütlema, et me tõime vorsti sulle küll, aga palun lõika meile ka jupikene. Muidu, ära filmi mind. Ma ei taha talt enam vorsti küsida. Läks isu ära või? Muidugi, mul oli eile kõht tühi. Ma tahtsin eile seda väikest tükki enne, kui me sööma läksime. Ma ei taha edaspidi. Ära filmi, ma ei taha talt seda vorsti ära. Kell on juba hakkamas 5:30, sama ei kell ongi juba 5:30. Õues hakkab vaikselt valgeks minema, mina vlogisin, panen kohe vlogi üles ja vaatasin, et mul on meilide peal 36 lugemata kirja, nii et vaatame, kui paljudele ma viitsin vastata. Õues päike paistab, meie inglik jälle magab. Ikkagi uni on peal küll, ma ütlen ausalt. Vaigus sirab väljas nüüd. Jaa, kutsub. Aga kell on juba 6:30. See tähendab seda, et nüüd saab küll varsti süüa. Ja meie hotelli ees on siuke väike ookeani auguke. Siuke väike sopikene on siin. Siis ma ütlesin, et see on ämblikvõrk. Aga katsume kohe vett ka. Vot sellise hommikuäratuse vastu väga ei ole mitte midagi. Ei ole jah, kuigi ma olen ammu üle. No jaa, aga et sa tuled lihtsalt siia, teed väikse supluse ja see on konkreetselt 5 sammu üle hotelli uksele üle hoovi. Ja nüüd lähme vaatame, äkki saame midagi süüa. Ja. Sest ma olen täna söönud ainult kummikommi, šokolaadi, ühte teist kummikommi ja kõik. Palju ütles, et plätud jäid maha, aga siin ongi ainult üks ja teine ujub seal kaugel. Jeesus Kristus, musirull. Ma isegi ei näe, see on seal. Äkki mul õnnestub see veel ikka kätte saada. Mulle meeldis see, et Malju tuli käed puusast seisma vaatama, kuhu ma jäin. Ma ei nagu kaua üks inimene toob Läkkusid tagasi. Aga ookeanist. Kas oli ikka avamerele läinud juba? Jaa, okay. Ujusin 400 meetrit. Ja muidugi, kes ei taha ookeani minna, mis on lollus, võib vabalt siia minna. Mina teen siin seda. Hello! Ma teen oma jalad küll puhtaks korra. Oi, kui hea soe vesi siin ka on. Mega. Oi, see on tõesti. Mitte, et seal ookeanis ka nüüd külm oleks olnud, aga see on muidugi soojem. Läksud siis, kui sa ookeanist pääsesid. Kas te teadsite, mis hääl see on? See on paabulind. Aga ma ei tea, kus ta karjub. Ühesõnaga, ma tõin endale ja Märtenile kohvi. Aga kuna kohvi toob tavaliselt tema, siis mul ei ole õrna aimugi, kuidas ta oma kohvi joob. Nii et loodame, et sobib. Malju just näitas mulle Eesti toitu, aga sellega tuli mulle meelde, et mäletad seda juttu, oi, Sri Lankalt koju oleme, kohe hakkame tegema ainult Sri Lanka toite. Mul oligi vaja ühe korra tagasi tulla, mul ei olnud täpselt meeles, kuidas seda tehakse. Aga nüüd me saame ka hommikusöögiks karrit võtta, nii et lähme võtame. Lähme. See on chicken curry hommikusöögiks, tahaks isegi. Ma võtsin praegu läätsed. Tavaliselt hommikusöögid mind ei huvita. Ei huvita absoluutselt. Need kohalikud hommikusöögid ongi mega head. Kell on saanud nüüd 9:30. Me mõtlesime, et me tuleme lamame basseini ääres, sest et meil ei ole ikka koti kohta veel update'i, aga receptionist helistas neil lihtsalt must mu kaamera on. Receptionist helistas neile ja öeldi, et tunni aja pärast peaks infot saama, mis on kahtlane, sest et see lennuk jõudis juba kell 7, millega mu kohver pidi tulema. Aga mõtlesime, tead vahet ei ole, oleme vähemalt päeval siin basseini ääres, võtame oma esimese päikse lõpuks finally ja siis lõunat lähme, võtame siis rolleri ja siis lähme kuskile sööma. Aga praegu oleme siin.
muideks ma räägin sellest ka, et siin on hästi palju koeri tegelikult. Ja nad niimoodi igal pool tänaval magavad ja ma olen kogu aeg mõtlen, mis nendest tehakse või kui üldse midagi nendega tehakse. Ja täna siis ma näengi, siin on nagu eraldi välja tulnud mingi tiim, kes siis ma eeldan, et nad vaktsineerivad neid, muud midagi. Ma arvan, et nad vaktsineerivad, jah. Ma olen küsin täitsa. Ja mul on õigus, et nad teevadki siis vaktsiine koertele ja seepärast, et siin kõik ringi joosta saavad ja on täitsa tegelikult rõõmsate nägudega ka. Pole neil häda midagi. Nii et väga äge. Charity NGO program, We Care Worldwide. Okay, yeah. UK and Sri Lankan combined NGO program. Okay, nice. Nad on siis tegelikult tulnud siia nagu vabatahtlikena seda tööd tegema ja tegelikult üldsegi Inglismaalt. Nii et väga, Ride Against Rabies. Nii et väga kihvt, tublilt tööd. Mulle reaalselt ei mahu pähe, kuidas inimesed kõnnivad varba vaheplätidega. Ma olen eilses saadik nüüd olnud ja mu varbad on nii pausad. Malju läks massaaži nüüd ja mina lähen võtab meile skuutri, rolleri siin järgnevateks päevadeks. Võtan ausalt, see on kõige mugavam viis siin tegelikult liigelda. Sa saad igalt poolt vingerdada läbi. Ma ei tea, enamus sõidavadki nende rolleritega. Kuna liiklus on ka vastaspoole, siis tegelikult see nagu lihtsustab seda elu, aga ja see oli vist mingi 7 euri päev äkki või midagi siukest, nii et väga odav ka iseenesest. Väike orava TV ka teile. Vahepeal on elu läinud nii kaugele, et ma käisin massaažis. Massaažis mõtlesin nii kaua, et ajasin ennast hüsteeriasse. Siis Märten läks ise massaaži, mina tulin tuppa ja siis ma blogisin. Ma panen selle homseks üles ilmuma. Ja nüüd me lähme mingisugusesse Mirissa mingisugune beach club, sest mul ei ole ikka veel muid riideid kuhu minna, millega olla. Ja mul on kõht megatühi, sest kell on 12 ja ma sõin viimati kell 7 hommikul. Vaata, igal pool on väiksed putkad nüüd tekkinud. On, jah. Kõik müüvad oma ilpe. Tulime sellisesse kohta nagu Peti. Siin on ka siuke väike beach club. Siin saab süüa, siin saab juua, siin saab istuda. Ja mul on kireel. Okei, ütleme, et Malju tegi väga ägeda valiku seda kohaga siin. Kuule, väga ägeda valiku tegid kohaga. Jaa. Crispy pork belly. Mina tahan seda. Proovid seda, jah? Jah. Davai. Oih, vaata, mis mulle kogemata kätte saad. Kokteelimine. Issand, milline üllatus! Okei, ma ei taha midagi, vabandage. Ma näitan teile naljakat asja. See kokteil, mida ma tahan, maksab 2500. Ja Märteni toit on 3900, nii et süüa on siin odavam kui juua. And I will take chicken black curry. No, this is also this and this together for her, and I will take this chicken black curry for me. Ma olen tõesti selle kohaga mega rahul. Muidugi, see on väga äge. Vibe on hea, muusika on isegi super, mul meeldib väga.
no, said oma kokteilikese kätte. Väga kurgine. Ma arvan, see on 99% kurg. Nii, siin tuli poolik kana mulle, salat, riis ja Malju porkbelli alles tuleb. Malju teeb ise riilsi. Samas mul ei ole mõtet riilsi teha, kui me kõik vlogi info paneme. Aga no sa tahad teha nüüd neid, nüüd sa hakkad riilsi mutiks. Ma olen riisitaja. Mega. Mega hea, jah? Nagu jõulud. Me tulime nüüd kohalikku kaubamajja, mille nimi on siis Fashion Bag. Tegelikult eelmine kord ka käisime siin, aga mina ei käinud tähendab. Aga Malju tahab päikseprille, äkki saab endale normaalsed plätud. Nii et lähme vaatame, mis siin head on. Ja siin on tegelikult nii-öelda see põhitänav siis. Meeste asjad on, vot see on nagu päris pood, ma ütleks ikkagi. Ta vaimus ju. Jaa. Ma näitan teile korra Sri Lanka Next Level järgi tegemine on siuke, et see on nagu boss küll, aga see on big boss. Aga ma pean ütlema, et need hinnad on siin tegelikult odavad igasugustel asjadele. Et see oli lihtsalt suvaline näide, aga tegelikult siin on päris ilusaid särke ka. Või bluuse, riiksärke, asju, heast materjalist. Tom Harvey. Nojah, huvitav. Teine teema on muidugi need päikseprillid, kui Kreekas, Egiptuses, Türgis on ikkagi Ray-Banid, siis siin on Rick Raid. Pane ette, näita. Normaalselt. Üks asi, mis on väga naljakas, on tegelikult see, et siin Sri Lankal on kõike seda jõuluvaibi poodides. Aga mida me kuskilt ei leia, on küünlad. Reaalselt terve pood on läbi käidud, aga mida ei ole küünlaid. Palun vabandust, kallis vlog, me jäime magama kogemata. Mida me üldse... Viimane klipp oli see, kuidas ma jõin seda kokteili, nüüd ma jäime magama. Ma ei tea, kuidas nii juhtus. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Ma igaks juhuks ütlen ära, ma ei ole tegelikult joodik, ma jõin seda kokteili lõpuni. Mina magasin ka. Sina magasid juba ammu enne mind ja siis... Aga kui mina magama jäin, oli veel valge õues. Ma lihtsalt TikTokisin ühel hetkel tundsin, et holy shit, ma ei suuda enam oma silmi lahti hoida. Ja ma arvasin, et ma panin mingi 10 minutiks kinni, aga tegelikult see võis olla mingi tund aega. See on 6.15 õhtul. Kell sa magama jäid? Ma olen võrud naima, ma ei tea üldse, mis ma magama jäin. Miks sa magama jäid? Kuidas see juhtus täpselt? Ma ei tea, ma ärkisin praegu selle peale, et mul kirja läks heledaks. Ma olen teile kindlasti rääkinud, et meie raamatul, salajuttude raamatul oli mingi error sees. Ma tõesti näen veel oma surnust üles tõusnud, aga sai. Aga vaata, tead, ma ütlen ausalt, tegime seal laeka lahti. Me ei tohi ennast paljastada tõesti. Ja teie ka, vastikud. Tõi siis nagu. Teie ka kuradi kiidate takka kahte juhu. Aga see ongi, vaata, see on täpselt see. See on natuke see, mis see on see nagu see TikToki teema, et inimesed vaatavad neid. Issand, meie järgmine samm on, me hakkame nüüd... Vaata, kui imelik koht see sul siin on, see käsi. See on mu rasvane riik. On käsi või? Ma ei saa aru. Miks sa niimoodi lükkad seda? Ei, ta ise läheb ja kullakene, rinnalihas vajub külje peale. Ühesõnaga. Ja mida ma tahtsin öelda? Lõpp, sest et me... Tellime süüa veel ju. Seda küll. Tegelikult ma olen üliõnnelik selle aja vahepärast. Sellepärast, et trükivajad ja asjad töötavad, alles Eestis ärid töötavad. Meil on õhtu käes, me oleme pool elu maha maganud. Ja ma saan tööpäev kestama, ma saan tööasju edasi ajada. Et see on mega äge, super. Jah, see oli kõik. Goodbye. See Fanta maitseb nagu see oleks tehtud kuskil garaažis, nagu ma TikTokis olen näinud, et nad teevad neid. Ma näen natuke garaaži maitset. Et ei ole nagu päris. Tuleb ikka koka peal üle minna. Jah, ma tõin ühe koola kasuda. Tead, mulle maitseb garaaž ka. See on väga hea maitsega, aga lihtsalt ma esimese lunksu järel mõtlesin, et... Handipack. No, see ongi handipack. Käsitööna valminud. Colombo garaažides. Aga jah,
nii nad teevad neid mõnikord, vähemalt internetis ma olen näinud. Samas tead, mina usun kõike, mis ma internetis näen. Ma saaksin teada, et sul on mingi Mona Lisa vääriline kunstianne. Aga kui sa mulle niisama pildi joonistaks, sorry, aga ma oleks nagu tõmbana veelis. Kiigi taha pilti saada. Ma pean nüüd sulle uue jõulukingituse mõtlema. Miks sa filmid meil? Su juttu? See oli privaatne vestlus. Trussik või šampooni või dušikeeliga, kumma sa võtaksid? Ma peseksin dušikeeliga. Kummaga sa pesid? Dušikeeliga. No võt. Aga ma olin vahel. Ma olin ise näinud. See nagu teeb tagumiku taha tõesti, kuule. Jah, sest et ta läheb niimoodi sisse sulle, jah. Ja. Parim 4 euro ever spent. Nagu igas normaalses riigis on siin ka voltimise võimalus. Nagu te teate, seda me tegime ka, kohale nad jõudsid. Üks huvitav asi on see, et toit on siin alati ülikuum. Isegi kui see võtab kaua aega, et see kohale jõuaks, siis see toit näiteks kui pitsat kunagi tellisime eelmine kord. Siis see kõik oli nii soe, nagu see äsja ahjust välja võetud. Ta kaatsa mul kõik kätte anda reaalselt, ma ei tea, mis ta mõtleb. Yes. So the code is 5. Thank you. See oli see minu eriline jook siin see. No vaadake, jõulumeeleolu siin on. Ja nüüd algab Letas feast. Meie dinner. Ja pärast seda magama. Literally kell on 8 õhtul. Ma lähen siit koju 100 kilosena. Nagu... Kas sa enne ei olnud 100 kilo? Nalja teed. 100 kilo. 100 kilo mehe ilu öeldakse ju. Olgu öeldud, me ei ole lõpetanud. Me vaatame voodid. Kõik on must, kole. Lasi läbi kahjuks. Räpane, aga õnneks vaatame, mõtle see kook välja näeb. Ma lähen pesen lusikad ära. Okei. See on nagu jõulukook. Lõhnab küll hästi. Ma lootsin, et see on kuivem. Proovime ikka. No jah, muidugi. Mis juhtus? Vesised või? Higised. Vaadake kui ilus. Näha kohe, et naine majas. Tegelikult me peame ennast kokku võtma ja lõpetame selle lolli jutu rääkimise. Märtu nüüd see, et ütleme nüüd see video lõppu midagi ilusat. Lihtsalt räägime nagu midagi võistlikku vahelduseks. Me muidu ainult naerame, ajame lolli juttu. Ausalt ma lõiksin umbes 8 minuti jagu mingit jamasid välja, sest see oli juba too much. Ausalt, me läksime nagu liiga nilbeks ja imelikuks juba. Läksime liiale. Et teadki siis, et me oleme sellised, aga lihtsalt ei näita neid. Sellest, et ikkagi muidu lapsed on kurvad, nad ei saa. Ema iga päev ütleb, tänast episoodi vaadata ei saa. Miks ei saa? Ei ütle. Aga meil on kell saanud 10. Ja ma pean ütlema, et uni Kas uni hakkab tulema? Ma ei tea, mis me une... Kuule, kas sa saaksid vannitoast võtta peegli pealt selle jubeda putuka ära? Jaa, see on ilus näeb välja. Kes see on? Ma ei tea. Ära tapa, viska lihtsalt õue. Jah? Ära jalast võtta teda. Ei, ma ei võtakski teda jalast, äkki ta ammustab. Jalaga? No ei käppadega, vaata, kui haarad nagu jalast, siis ta... See kõlab nagu see putuk, see mingi takoine. Vaatasime Didi, seda 50 Cendi tehtud Didi dokumentaali, Aige vend ikka ausalt. Aige vend, jah. Ja see tegelikult on nii juve ja nõve mõelda. Nüüd ma hakkan igast ennast mõtlema, kes räägib mingit, hakkab seal Jeesust tänava, Jumalat tänava, siis mõtlen kohe, et see on sketš, sest miks sa pead ajama mingit teama. Sest äkki traffickerist naise peksest narkoman või? No jah, mida iganes siukest. Aga teadki, kellele ta meeldiks siis? No. Ei ütle. Vot. Aga ilusat seda päeva. Satsime nii sääskidest ära süüa. Jaa, kõik asjad paistavad, et on lahenenud ka. Trükis mu uus raamat läks ka nüüd trükki. Kelmi süda, minge veel mallukas.eu, seal on mõned eksemplarid, kes tahavad seda mu kõige esimest raamatut. Siis Andreas Jääger koos oma tütrega tegi raamatu, seda saate Hooandjast üles leida või siis Malju Instagramist. Minge pange käpp alla, kui teile meeldivad lasteraamatud. Siis
kohvrit me ei saanud kätte täna. Ma just tahtsin öelda, et sa hakkasid ütlema, et kõik läheks tegelikult väga hästi. Mina samal ajal pesin trussikuid kraanikausis nagu orb. Sa pesid jah, aga mitte esimest korda. Sa tegid seda eile ka. No, ikkagi. Ma lootsin, et eile on nagu siuke... Aga... Et eile on nagu arukordne päev. So sad. Konkreetselt. No aga tead... Oota, aga ma süüdistan tegelikult hoopis teid. Sest et minu meelest ma ütlesin eile selge sõnaga, et palvetage, et ma saan homme kohvri. Palvetas keegi ka? No, mulle tundub, et keegi ei palvetanud. Ma ei usu kui juures. Üks hing ei palvetanud. Te lihtsalt Mis häälega juht? Te lihtsalt vaatad. Jah, ise alles naersin siin üks päev teist inimest siukse häälega. See on inetu tegelikult seda, et te tarbite meie contenti ja käite mingi laikimas ja kommenteerimas ja vahtimas, aga ei palveta, kui inimestel on mured. Ja siis mina pean trussikuid pesema. Jaa. Kahju. Ja, mis ma homme üldse plaaniks, mis mõtted on üldse? Ma ei tea, kui me täna jälle kell 3 üles ärkame, siis ilmselt kell 4 tudume õhtul. Jaa, aga on sul mingit soovi, mis sa tahaksid teha? Oma kohvrit saada. Mille jaoks mul on need ilusad kostüümid? Aga tead, homme ma tahan päikest võtta nagu tõsiselt tahan. Mul pole päiksekreemis on kohvris. Mina just päiksekreemist ei hooli, aga mina pean paar päeva söömist tagasi tõmbama. Ma reaalselt vaatasin ennast peeglist ja magu on nii punnis, ma näen välja nagu kapten Trumm. Ma ei, see on tõesti inetu. Mina ei saa aru, kuidas sa talud seda, aga sa siuke välja näeks, ma ütleks küll. Võta kokku ennast. Ma enne kiskusin su käte vahelt koogi välja. Ja see tegelikult see on jälle nagu vaimne vägivald, siis sa ütlesid, pane see ära, söö seda enam. Ja ainus põhjus oli selles, et talle endale ei maitsenud. Talle ei maitsenud absoluutselt ja siis ma ka ei tohtinud süüa. No ma ei viitsi su vingumist kuulata, sa kogu aeg vingud. Mis kallal, mille kallal? Et sa oled nii paks. Ja ma päris kogu aeg ei vingu. No iga päev vähemalt korra. On nii hull see? Vähemalt pool aastat, ma ütleks sulle. Ja siis, kui ma ütlen sulle, et aga maybe put that fucking cake down, siis on ka probleem. Ei, see tegelikult ei ole probleem, sest see on ju mõistlik, see kook seisab seda kaugel ja... Üldse see ära sööd. Siis kui ma magama jään, vaata. Ei, ma ei söö. Aga see on huvitav, ma ise ei pane tähelegi, et ma seda mainin. Sa räägid iga päev sellest, jah. Sellepärast ma nii paks olengi, vaata. Iga päev ütlen endale. Ei, tõesti, selles mõttes, tegelikult on nii, kuukaardi sain ostetud, trennis olen nüüd käinud, aga nii kui see trenni lähed, siis kuradi söögiisuga niimoodi kasvab reaalselt. Ja tegelikult on selles suhtes on tore, et lihas on täis, aga samal ajal magu on ka vastikult punnis, vaata, ja lihtsalt raske on olla. See on kõige olemas, raske on olla. Aga trendi tegemist on vihkanud südamest. See ei meeldi. Kui mul on alati tahtnud saad aru oleks nii, et sa lihtsalt nagu slim olla vormis, võt see oleks mõnus elu. Aga tegelikult ma ei meeldiks sulle vist väga peenikes. Kui see oleks peenike kribu või? No päris kribu ei ole, sest mul on ikkagi lihast ka tegelikult, aga... Mulle väga ei meeldi sellised kribud mehed. Kuskil ma just nägin internetis pilti, et naistele meeldivad pelliga mehed. Ma ei tea, võib-olla see on mingi pelliga mehe poolt tehtud pilt. Et teisi lohutada. Ja nad on nagu, jaa, teil on ise ennast lohutada, siis hakkas levima see. Jaa. Ma ei saa aru, kui me kodus tegime videosid ja blogis, ma nägin kogu aeg nii hea välja. Meil on see langev valgus peal. Siin on kohutav valgus ja teiseks, see on nii palav, siis mul kogu mingi, kas ei ole üldse meiki, ma olen kogu meik laiali, siis ma olen siuke rasvunud ja võidunud. Ja nahk leemendab. Vaata, mu peanahk paistab välja, ma olen kiilanev ka. Ja saad aru, mul ka, me käisime seal massaažis täna ja siis ta niimoodi pani õli pähe ja siis ma pesin pea ära šampooniga, aga ega see ei aita. Mina pesin 2 korda. Sa pesid 2 korda? Jaa, ma tundsin, et see on ikka õli pea. Ma tunnen, et mu terve keha on selline õline vastik. Õline ja vastik. Okei, kaua me jaurame nüüd? Jah. Head aega. Näeme homme ja homme te näete meid lihtsalt päikest võtmas. Teeme niimoodi. Peace! Out.